Ootamas on õhtu ees, mõnus värin juba sees, õnn ja armastus mind ootab, kindlasti veab. Meie Kilingi-Nõmme gümnaasiumi 74. vennu lõpetajad, andes üle kooli lippu, tõotame kanda väärikalt Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ülistlaste väärikat nime, mitte unustada oma kooli, minnes kaugele ja kauaks, teha kõik meist sõltuva Eesti maa ja rahva püsimajäämise nimel. Tõotame. Meie Kilingi-Nõmme gümnaasiumi abituriendid, võttes vastu kooli lippu, lubame hoida kõrgel oma kooli ja lipu au. Lubame. Lugupeetud külalised, head lõpetajad. Sa ei ole 15 või 12 või 17. Sinu vanus on 100 metsikut sajandit. Ja 15, sest sinuga on kaasas igal sammul, igas hingetõmbes kõik need, kes tulid enne sind. Kõik need sinad, kes sa oled olnud. Sinu emade emad, sinu isade isad. Ja kui keegi sinu sugupuust tõigi teistele häda, siis 100 teist esivanemat tema kõrval ei toonud. Sest pahad ei võida lõpuks, ükskõik kui valjult häält nad ei tee. Meid lihtsalt muidu ei oleks siin, kui see poleks nii. Sa oled tehtud ennekõike headusest. Kuni sa seda tead, ei ole sa kunagi üksi. Sina oledki selle sajandi suur uudis. Sina oledki headus, mida põlvest põlve on edasi antud. Läbi selle kõige, kuigi on palju päevi, mil see teistmoodi tundub. Aga mõtle, kui sa olid laps ja õppisid kõnelema, siis mitte sellepärast, et sa poleks sõnu tundnud, vaid seepärast, et aastasadade jooksul olid õppinud neid nii palju, et keeruline oli valida välja need, mis on päriselt sinu. Läbi sajandite meie, inimesed, oleme toonud kaasa lihtsad lahendused ja laulud, jõesillad, tähekaardid ja meloodiate harmooniad, mis kõik teenivad vaid üht lihtsat uskumust, et me suudame ehitada maja nimega homne päev. Ja et see, mille lõpuks kaasa võtame uude päeva, iga päev oleme me ise. Ning see ongi kõik, mida vaja. Alustuseks, see on kõik, mida tarvis, et liikuda edasi. Vaata selja taha ainult nii kaua, kui see on tingimata vajalik, ja siis astu edasi. Ajalukku, mille sa ise lood. Ole hea, siis ole veel parem, kirjuta raamatuid, ravi haigusi, pane meid enda üle uhkust tundma.
tunne ka iseenda üle uhkust. Ja need, kes tulid enne sind, iga kord, kui kuuled kõuemüra, tea, see on nende aplaus. Alberto Rios, maja nimega Homne päev. Kallid lõpetajad, te olete meid juba teinud uhkeks, aga meil ei ole midagi selle vastu, kui te teete meid veel uhkemateks. Minge ja looge enda homne päev ja siis tulge ühel elusal päeval Saardevalda tagasi. Aitäh teile! Kallid koolilõpetajad, head õpetajad, lapsevanemad, sõbrad, tuttavad ja kõik meie laste toetajad. Ma kõnelen siin lapsevanemana ning ma loodan, et oma mõtetega ja laenatud mõtetega saan ma väljendada tänu ja uhkustunnet, mis mind täna valdab. Ja kõigepealt, armsad lõpetajad, ma soovin, et te alati jääksite iseendaks ja vajadusel julgeksite murda ka reegleid, astuda üle kivinenud reeglitest ja dogmadest. Iga kord, kui me püüame järgida reegleid, mis midagi lubavad või keelavad, saadab edu hoopis mõnda nupukat, kes taipab reegleid eirata. Ajaloost on teada, et enne kui Ibrahim Pašast sai 19. sajandil suur Egiptuse kindral, oli ta õukonnas väga tähelepanelik poiss, kes jälgis, kuidas valitseja kindraleid proovile pani, et kindlaks teha, kes neist on piisavalt targad rahvast kaitsma. Kuningas seadis õuna hiigel suure vaiba keskele ja tegi kindralitele ülesandeks saada õun kätte ilma vaibale astumata. Ükski kindral ei suutnud ülesannet lahendada. Nüüd palus noor Ibrahim, et talle antaks ka võimalus. Ta võttis vaiba servast kinni, keeras vaiba keskpaigani rulli ja sai õuna kätte. Siis tahaksin ühe loo rääkida ka lapsevanematele ja kõikidele sõpradele ja toetajatele. Et mõeldes sellele, kui tähtis on haridus ja lastevanemate panus oma laste kooliteel, tahaks meenutada ühte lugu ühest vaesest Šoti farmerist. Farmeri nimi oli Fleming. Ühel päeval põllul töötades kuulis ta appikarjeid. Hääle suunas minnes jõudis ta sügavale sohu, kus ta märkas ühte poissi, kes oli vajunud rinnuni laukasse. Fleming keeras köie otsa ümber enda keha ja teise köie jupi ümber puu ja suure jõupingutusega õnnestus tal sumada poisini, too välja tirida ja päästa. Ta viis poisi farmi, kus Mrs. Fleming andis poisile süüa, kuivatas tema riided ning hiljem nad saatsid poisikese koju. Järgmisel päeval peatus Flemingite tagasihoidliku maja juures uhke tõld. Tõllast astus välja hästi riietatud mees ja tutvustas end kui päästetud poisi isa. Te päästsite mu poja elu, ütles mees. Kuidas ma saaksin teile tasuda? Ma ei vaja tasu, vastas Fleming. Igaüks oleks minu asemel samamoodi toiminud. Sel hetkel ilmus uksele Flemingi enda poeg, Aleksander. Kas on teie poeg? Küsis võõras. Jah, vastas Fleming uhkelt. Mul on üks mõte, jätkas mees. Lubage mul maksta tema hariduse eest. Kui ta on selline nagu tema isa, saab temast tubli mees ja me mõlemad oleme tema üle uhked. Nii saigi ja farmeri poeg käis kõige paremates koolides, lõpetas meditsiinikolledži ning 1945. aastal sai Alexander Fleming maailmakuulsa teadlasena ja penitsilliini avastajana Nobeli preemia. Too soost päästetud poiss aga haigestus palju aastaid hiljem täiskasvanuna, see on 1943. aastal, kopsupõletikku. Penitsilliin päästis tema elu. Selle mehe nimi oli Winston Churchill. Ja kallid õpetajad, lõpetuseks mõtlesin ma, kuidas teid tänada selle aastatepikkuse kannatlikkuse ja hoole eest, et teie töö väärilist tänu oleks võimatu mõõta ja käega katsutavaks teha. Ja siis ma mõtlesin, et
Võib-olla siis üks väike kolmas lugu õpetajatele ja see on ühe noore õpetaja roheliste viilkatuste Anne mõtted tema viimasel koolipäeval. Kui Anne istus üksinda klassitoas oma laua ääres, samamoodi nagu ta oli istunud esimesel koolipäeval 3 aastat tagasi, nägu kätesse peidetud ja pilk aknast sillerdatavate voogude järvele naelutatud. Ta süda tilkus verd õpilastest lahkumise pärast ja see oli nii valus, et hetkeks kaotas kolledž kogu oma võlu. 2 aastat, 3 aastat oli ta töötanud tõsiselt ja südamega, teinud vigu ja ise neist õppust võtnud. Ta oli saanud oma tasu, ta oli lastele teadmisi jaganud, kuid ta tundis, et nemad on temale andnud veelgi enam õppetunde õrnusest, enesekontrollist, süütust elutarkusest ja lapselikust südameheadusest. Aitäh teile, õpetajad, ja suur tänu kõikidele meie laste toetamise eest. Lugupeetud saalisviibijad, head päevakangelased, 12. klass. me oleme teid gümnaasiumi aastatel, aga eriti just abituuriumi aastal tähelepanelikult jälginud nii koolis kui ka väljaspool seda ja teinud mõned ülestähendused. Mõned märkamised sooviksime siinkohal luulevormis ette kanda. Johannes Aleksander Raid on vallutanud Tšehhimaid. Janek läbi aastate võitlend ennast viitele. Svenni luljalt käes on rool, sõidab drifti igal pool. Kerrit viisakas ja hea, kõiki asju peast ta teab. Tulgu väljas kas või tormi, Aimar kannab ikka vormi. Rauno sõidab metsa sees, autol suured tuled ees. Andreas viimaks nüüd tunnistab, et koolis vaid arvutis tunnistab. Discgolf on täiega Maria ala, naaseb ta alati võidukana. Robert aina CS-i pelab, Ropsi eeskujul ta elab. Chris Stennil on kena Audi, selle parandamist ta naudib. Oskar rinnalt surub palju, üritustel viskab nalju. Kristjan Sierra häälda seab, oma autot hästi teab. Oma asju ajab alo. Pintslitele annab valu. Andre ostis uue bemmi, sellega ta naisi semmib. Markos mängib palju võrku, selles mängus pole nõrku. Regina hoiab asju ohjes, kõiki armastusega ta kohtleb. Uuel õppeaastal võtame nii abiturientide kohustused kui ka kõik selle toreda, millega te väljaspool kooli tegelesite, uhkelt üle ning lubame olla tubliduselt teiega võrdsed. Õnnitleme teid südamest Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetamise puhul. Ja lõpetuseks soovime anda teile juhuks, kui edasised plaanid on veel ebaselged, järgmise juhise. Inimesed peaksid tegelema millegagi, millesse nad kirglikult suhtuvad. Siis on nad päriselt õnnelikud. Aitäh! Siinsed vägevad puud, üle Maarjamaa mennid, hoidku sind omade süles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese kaisu, üle pilvede ilu. Siruta toksad, veel on aega, veel pole vilu. Kuu künnab tumedast taevast järvele vaa,
siinsed vägevad puud, üle Maarjamaa männid, hoidku sind omade süles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese kaisu, üle pilvede elu, ükskord sirutad oksad, veel on aega, veel pole vilu. Kas lasta nii kuuvalgeid kübaraid helendab teel, lillede meres uppuvad aiad ja kodud. Tänavad ootavad hommikut, kaugemal nukkuvad nurmed, jõuan koju. Siinsed vägevad puud, üle Maarjamaa männid, hoidku sind omade süles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese kaisu, üle pilvede ilu. Ükskord sirutad oksad, veel on aega, veel pole vilu. Ma ei tea, kas ma võin öelda, mis ma abiturientidega ukse taga kokku leppisin või? Võin? Tohib, jah? Nad ütlesid, et tee, mis teed, aga tee kähku. 2 minutiga katsu hakkama saada, šašlõkke jahtu, põlu soojeneb. Midagi ei ole teha. Nii palju ilusaid sõnu on teile öeldud ja iga lend on millegiga omanäoline. No praeguse lennu omapära on kõikidel silmaga näha. 14 härrat ja preili Maria. Niimoodi olete te meie aktusele jõudnud. Ja tore on see, et eriti viimane aasta just mina sain päris mitut õpilast ka nii-öelda nägupidi näha. Sest kui te mõtlete nüüd enda gümnaasiumi ajale, siis sellest üle poole olite te tondid musta ekraani taga. Ja kas see on nüüd sellest, et nii suur meestevägi, eks ole ka selle lennuga olnud ju direktori kabinetis delikaatseid vestluseid, mida me siin avalikkuse ette ei too, või on see, et te olete igale poole jõudnud, aga millegipärast teid ma tean küllalt paljusid. No Johannesega on olnud väga mõnus käia, kui ta Ameerika saatkonnas teeb tõlget, räägime siis saadikuga ja muidugi nii palju ma sain aru, et Johannes väga palju ei valetanud, ta kiitis, et Saarde vald on elamiseks kõige parem vald. Või siis on olnud ju mehi, kes on meil siin tööl olnud suveperioodil, on kooli turvanud, on loomulikult olümpiaadid esindamised, on võistlused. Tohutult palju olete te suutnud kõigile vaatamata meie koolile pakkuda. Ja natukene tuimalt tuleb ju ka öelda, et 15 lõpetaja hulgas täna 3 kuldmedalisti, 1 hõbemedal on ikkagi äärmiselt kõva saavutus. Eks vahel võis märgata ka seda, et mille suhtes teil kirge ei olnud. Riigieksami tulemused näitasid, et matemaatika suhtes teil väga suurt kirge ei olnud. Aga samal ajal inglise keele tulemused,
kui teie ees lõpetajad on praegult, kes on teinud C2, C1 tase, mis on sisuliselt võrdne emakeele tasemega võõrkeeles ja mille osas nagu riigieksami punktitabelisse need tulemused enam üldse ei jõuagi, siis tuleb välja, et teie kirg inglise keele suhtes on olnud täiesti märkimisväärne. Siis lapsevanema tervitusest hakkas mind kummitama see reeglite teema. Kuidas te, auväärsed abituriendid, ise suhtute reeglitesse ja nende täitmisesse? Et siin tulevad kavalad muiged ja eks siin ole ka olnud mitmesuguseid lugusid, kes sokutas kooli esindamisega mulle parkimistrahvi laua peale, et ehk ma kinnitan järsku ära ja niisugusi muid krütskeid. On mida meenutada, aga asi, mida ma ei saa mainimata jätta, on teie tütipäev ja sellele eelnenud õhtu. Kui te täiesti eksprompt tulite ja teatasite, et te soovite enda viimase klassiõhtu, klassiöö teha koolis. Ja meil oli seal 2 äärmiselt selget kokkulepet. Ja et eluks vajalikud reeglid on teile teada ja te neid täidate, see teeb minu südame rahulikuks ja julgen teile soovida kõrget lendu. Aitäh, kodud! Need 3 aastat, kui teil lapsed on meie koolis käinud, on olnud kindlasti ka teile keerulised, eelkõige selle distantsõppe tõttu, kuid nad on olnud, praegune gümnaasiumilend on olnud äärmiselt iseseisev. Aitäh, õpetajad! Eks me tea, kuidas see lend on need 3 aastat õppinud. Ja tulemused on kõikidel ju vastavalt sellele, kuidas on olnud töö. Öeldakse, et kool on aken maailma. 12 aastat on teid selle aknani juhatatud. Nüüd on teie asi vaadata kaugele. Lähedale vaadates näete te väga vähe. Olgu teil julgust ja jaksu. Ja et me saaksime teid abituriendi seisusest nii-öelda ilusti ametlikult välja arvata vilistlaseks, siis selleks tuleb meil loomulikult kätte anda teie tunnistused. Ma palun siia appi Kairi Kaldoja. Ma saan aru, et te juba nagu kõõlute seal aknast välja poolenisti, aga mina olen see õnnelik ja mul on suur au nii-öelda teid sealt heas mõttes välja lükata sealt aknast, sest me alustame Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetajate lõputunnistuste kätteandmisega. Ja me alustame ikka traditsiooniliselt kõige tublimatest. Nii nagu ka direktor juba mainis, neid tublisid on väga palju. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab 19. juunil 2022.
sooviksin omalt poolt samuti teile head mõtted teele kaasa anda ja seda teha läbi tagasihoidlike luuleridade. On tähtis vaid, et oskaksid end leida ise, saaks terveks eluks selle õige tegemise, mis loomisrahutust ja tõusupinget tooks, ja tähtis on, et kujuneksid inimeseks, kes käsi puhtaks teiste muredest ei peseks, vaid etsu tulek kõikjal naeratusi tooks. Palju õnne teile 74. lend, usku, lootust, armastust teile ja tuult tiibadesse. Palju õnne, aitäh! Ma tahaks omalt poolt lisada veel ainult paar sõna, et ma tänan oma klassi 74. lendu. Te olete minu jaoks selle klassi kooli lennu lati hästi kõrgele tõstnud. Teist on väga-väga raske üle hüpata. Ma olen olnud teie üle väga uhke absoluutselt kõikides tegevustes. Te olete teinud minu eest väga palju tööd ära, ma ei ole pidanud teiega kuskil käima. Isegi need lühikirjeldused olete teie ise aidanud mul kokku panna, kui te kirjeldasite kunagi mingisugusel päeval 11. Nii et noppeid ma korjasin sealt. Tänan ka lapsevanemaid, et need 3 aastat tõepoolest, mida direktor ka mainis, ma kartsin tegelikult hullemat. Rasked ajad koolis käimise poolest, aga te olete väga tublid, iseseisvad lapsed üles kasvatanud, kes said sellega väga ilusti hakkama. Aitäh teile! Head lõpetajad, koolipere, lapsevanemad, külalised. Seisan siin täna teie ees täiesti tavalise inimesena. Aga lõpetajad, kas te mäletate seda päeva, kui te esimest korda siia majja tulite? Ma arvan, et te mäletate. Aga täna, kui aktus lõpeb ja kui te siit majast välja astute, siis jätke ka see hetk meelde. Sest sellest hetkest te saate omale tiitli Kilingi-Nõmme gümnaasiumi vilistlane. Seda tiitlit ei võta teilt mitte keegi ära. Aga nüüd asja juurde. Ma tahan üle anda 4. aastat stipendiumi või märkamise ühele teie seast. Teda iseloomustavad järgmised sõnad. Kindla sõnaga, tegus, aus ja abivalmis. Kõikjale jõudev ning koostöösse ja suhetesse panustav. Teda on klassijuhataja sõnul raske iseloomustada, sest teda olevat koolis väga vähe näha olnud. See-eest teab noormees kindlalt, kui hästi maitseb Tšehhi rahvustoit. 4 aastat gümnaasiumit, 1 aasta Tšehhis vahetusõpilasena ja südamega saardes on Johannes Aleksander Raid. Aga veel kõigile lõpetajatele. Ma sooviksin teile edasi anda sõnad Tartu Valdorf koolist. Vellekesed, sõsarakesed, noorukesed, kui me läheme teeda mööda, kui me käime rada kaudu. Kes see teeb selle tee meile ilusa? Kes see loob selle ilma meile vägeva? Ise teen, ise loon, tee ma ilusa. Ise loon, ise teen ma ilma vägeva. Laulan taeva enda üle ennast hoidma, kutsun vihma ennast
kastma ülespoole. kui ma kasvan, siis ma täitun aina uuega. kui ma kuulan oma südant, siis ma julgen omamoodi, isemoodi oma teil ma. Enda teel ilma loon ma ilusa, enda teel ilma loon ma vägeva. Siin ta on, nüüd ta on, nüüd ta algab. Aitäh teile! Lugupeetud õpetajad, lapsevanemad, sõbrad ja sugulased. Täpselt 3 aastat tagasi, 19. juunil aastal 2019, seisime siin samas aulas, ootasime põhikooli tunnistusi. Täna samad näod, kuid siiski mõned muudatused läbi teinud. Oleme taas siin ees, seekord ootamaks viimaks gümnaasiumi lõputunnistusi. Gümnaasiumisse tulles tehti meile kohe selgeks, et see on vabatahtlik ja keegi ei sunni meid siin olema. Nagu näha, oleme praegu siin ja see tõestab, et siiski tahtsime siia ise tulla ja et haridus on meile oluline. Rasketel aegadel, nagu kevadel koolieksami aineid teada saades, oli enamikel soov pabereid välja võtta ja kõik tehtud töö ning vaev vastu taevast visata. Aga ärme sellel teemal pikemalt peatu, sest nagu te näete, on kõik, kes siin praegu olema peavad, kohal. Isegi Andreas, see poiss, kelle puhul käis isegi täna kõigil meil mõttest läbi. Ei tea, kas Andres tuleb? On olnud väga vahvad aastad, alustades esimesest koolipäevast 2010. aastal. Kui õpetajad Sveta ja Reet meid avasüli näod naerul vastu võtsid, hoidsid ja tegelesid meiega, ka kurjustasid, kui oli vaja. Sellest väiksest koolimajast on jäänud palju mälestusi, kuidas me vahetundides mängisime, kuidas me kord ukse katki tegime. Neist mälestustest võikski rääkima jääda. Ja kui 5. klassi tulime, võtsid meid vastu õpetajad Regina ja Lii. Me oleme nüüd ühed suurtest, uued õpetajad ja uus koolimaja. 5. klassi tulek tekitas meist suurt elevust, sest olime juba ammu söögivahetundides käies silma peale pannud suures majas asuvale puhvetile. Suurt kurbust aga valmistas see, et puhvet pandi kinni ja me ei saanudki seda nautida üldse nii kaua. Ei lähe ka meelest 6. B-klassi õhtu, kui koolimaja peal joostes kõlasid õpetaja Regina karmid sõnad, et see klassi õhtu jääb teil viimaseks. Ja tõsi ta oli, rohkem klassiõhtuid ei tulnudki. Aga märksa üllatavam oli tema nõusolek, kui tekkis eksprompt mõte jääda koolimajja tutipäeva eelsel ööl. Miks mitte? Võiks ju viimase võimaluse veel ära kasutada. 12. klassis liitus meiega Juss, tulnud just värskelt Tšehhist, isegi aktsent veel küljes. Oli küll terve klassi võrra vanem, aga sobis siiski meiega ideaalselt kokku. Kuni abiturientideks ristimiseni teadsime, et Juss on ainuke uus nägu meie klassis. Kuid seda üllatust, kui selgus, et oleme elanud vales ja tutvusime seal veel ühe uue klassivennaga, Gerritiga. Kusjuures seesama Gerrit olen mina. Sel õhtul ühte mängu mängides oli vaja kirjutada G-tähega algava klassikaaslase nimi. Minu enda tiim tõmbas sinna lahtrisse kohe eriti kiirelt suure pika kriipsu. Aga kindlasti ei tohi me unustada oma õpetajaid. Või need võrratud õpetajad. Nagu iga aasta alguses kombeks korraldati õpetajate poolt üle, mida evakuatsiooni korral teha tuleb. Ja üsna kiiresti sai meile selgeks, et
asume 3. korruse inglise keele klassis, tuleb esmalt kaenlasse haarata õpetaja Liile olulised uued valged lauad ja toolid ning klassiruumist väljuda. Ning kellele ei jääks meelde sellised ikoonilised ütlemised erinevate õpetajate poolt, nagu austus, ausus, avatus, naatriumkloor, keedusool, tere vara hommikust, kakoje, svodnja, tšeslo, vigeetes, oma kotte ei pane laua peale, määrite oma uued valged lauad ära. Tööd ka teete või? Ja muidugi, tere tulemast täiskasvanute maailma. Loodame, et andestate mõnele meist paljud hommikused hilinemised. Aga saate ju aru, tee oli libe ja vahel äratuskellast ei piisa. Vahel on vaja lihtsalt head vanemat, et saada õigel ajal voodis püsti. Selle eest tahame tänada teid, lapsevanemaid, et te meid kodus abistate, motiveerite ja õpetate. Ilma teieta ei oleks meie saavutused koolis võimalikud. Lõpuks soovime avaldada suurima tänu meie klassijuhatajale, Reginale. Täname, et see oli nii orusaav ja hooliv. Andsid alati endast parima, et meie koolitee oleks sujuv. Sa saad oma esimese lennuga väga hästi hakkama. Aitäh sulle! Väikse männituka sees ja läbi aastate ning erineva ja ta hoolt on kandunud tuleviku eest. On kooliaeg nii pikk ja vaevarikas, kuid ilus sellest hiljem aru saad. See maja omaseks jääb sulle ikka, ka siis, kui aastaid juurde kogul saad. Oma kooliau pean ikka kõrgel, tean tööga kaasnema peab hool. Püüan
soojan kasvada niisama sirgeks, kui männid, mille keskel on me kool. Kui männid, mille keskel on me kool. On me jääda saab, on hinges soe ja meeltes sulab jää kuigi. Rõõmus tuju kiirelt nakkab, kes on pessimist süükes.